Viha all on alati peidus hirm ja minu meelest on seda praegu nii oluline meelde tuletada nii endale kui teistele. Kui sa puutud kokku vihaste inimestega ja mulle tundub, et Eestis on juba paras ports väga vihaseid inimesi, kes üritavad oma hirmuga igasugusel moel toime tulla ja seda kollektiivset hirmu on meil nagu päris pikka aega juba toidetud ja võimendatud. Ja teatud mõttes on see ka õigustatud. Meil on mida karta. Aga ma tahan sul täiega rõhutada seda, et ehkki see, mida sina ka võib-olla praegu kardad, on kõike muud kui turvaline, siis sinul siin ja praegu selles olukorras, kus sa seda hirmu tunned, on veel turvaline. Ja nüüd selles kohas, kui sa õpid hingama ja olema selle ärevusega ja ei tegutse hirmu najalt, sest hirm paneb meid tegema väga halbu valikuid. Hirm muudab meid pimedaks. Öeldakse, et hirmul on suured silmad, aga no iseasi on see, et mida me nende silmadega näeme ja kuhu me nende silmadega vaatame või siis veelgi enam, et kuhu me nende silmadega ei vaata, kust me pöörame pilgu kõrvale. Nüüd minu meelest praegu on veel eriti oluline õppida selle ärevusega olema, seda tundma, märkama seda, mida ma kardan ja mitte muutma oma hirmu reaalsuseks. Väldi nende üliratsionaalsete loogiliste lugude endale rääkimist. Märka hirmu, tunne see ära, tunne seda tunnet, see on retsilt ebamugav tunne, usu mind, ma tean, millest ma räägin. Aga ära selle najalt tegutse. Viha all on alati hirm. Hirmu reaktiivne väljund on viha. Teine äärmus on see selline käega löömine. No see natuke nagu depressioonilaadne seisund on ju, see lootusetus, et on niigi hull ja ma ei saa sinna mitte midagi parata, läheb ainult hullemaks. Kummaski äärmuses ei ole seda sellist objektiivset maailmavaadet ja seal ei ole võimalik luua ka sellist edasi viivat paremat teed tulevikku, seal ei ole võimalik leida lahendusi. Mistõttu ma täiega innustan sind, et kui sa tunned hirmu, tunne ära need kohad. Ära hakka kohe hirmu tuimestama, vaigistama või püüdma sellest kuidagi põgeneda, sest et see, mida sina kardad, jookseb sinuga kaasa. Mida sa päriselt kardad? Ja kuidas on sul võimalik sellega targalt ja teadlikult toime tulla? On hirme, mis on meie oma hirmud, meile omased hirmud, on hirme, mis tulevad kaasa lihtsalt selle füüsilise sureliku kehaga. Ja on väga palju hirme, mida meile on õpetatud, mille meie oleme kollektiivist üle võtnud. Hirm teiste inimeste hinnangute hukkamõistu pärast on näiteks üks nendest. Vastsündinud beebi ei karda teiste inimeste hinnangut ja hukkamõistu. Me oleme selle õppinud. Mis tähendab seda, et hirmus on peidus ka väga palju potentsiaali.